et pikemaid juttu siis võib-olla lihtsalt niisama sellest, no kuidas ikka oli lapsepõlves see kogu see madin. Vabandust, kui kedagi segab, saate selle video lihtsalt ju noh, edasi kerida selles mõttes, et mõni lihtsalt nagu tahab siukest content'i. et, et meil oli nagu sihuke noh, kool, mis soodustas nagu võistlemist või seda, no kõik ei ole seal, aga meil oli hästi sihuke noh, et võistlejaid nagu said väga suure autasu või kiita onju, kui nad midagi võisid või no mingi raha ja mingid noh, neid kogu kooli ees kiita mitu korda ja noh, mingi siuksed, et no hästi nagu soodustati seda nagu võistlemist. Ja see tekitab sellise võistleva olukorra onju, mis on noh, selles mõttes tagantjärgi vaatan, et väga õpetlik, et noh, et ka ütleks, et hästi juhitud, et no ta on nagu see personaalne lähenemine, et noh, muidu on need impersonalistid onju, kes ütlevad onju, et noh, et isikuid ei ole olemas onju, et kõik on suva, et siis vastupidi need võistlejad siis on just vastupidi nagu isikud, kellel kõigil on oma karakter ja kes peavad hakkama saama rasketes olukordades ja see raske olukord on samas nagu turvatud, ütleme, et see viiakse kuhugi maakondade vahelisele võistlusele, näiteks matemaatikas näiteks. Ja see on nagu turvatud olukord, aga samas nagu sa pead nagu pingutama, sellepärast et nende ülesanded on toodud rasked. Et see, noh, kui me oleme täiskasvanud, siis see nagu taunitud mõnikord võib-olla see isikuline lähenemine, et on lapsed ja lapsed nagu jäägu igavesti sinna beebivoodisse ja sõbralikult lamama. Et kuskil peab see elu on ja ka ikkagi algama, et nad visataksegi nagu võistlus tulla, näiteks on huviring näiteks on ju võrkpall. Aga see ei ole niisama, et seal on ka noh, ilma oskusteta võistlemine näiteks kuulub selle juurde onju. Ja see on tohutult õpetlik tagantjärgi onju. Ja laps ei mäletagi, et ta pidi nagu ilma oskusteta võistlema mingi endast tugevamate vastu. Aga tagantjärgi ta on näiteks sellega harjunud, kui ta on seda juba 10 aastat teinud. Või ta, et jah, tugevam vastane ja ma olen sellega juba harjunud, et on tugevam vastane. Et see, et mina lasteaias ei käinud selles suhtes, seal on lasteaed ka, aga noh, meie ei uskunud sellesse, meie peres oli rohkem see kokkuhoidmine, et hoiame omavahel kokku ja proovime niimoodi läbi ajada. Noh, ma ei tea, mis seal tehakse, aga minu kogemus algab ja kooliajast, et esimesest klassist niimoodi. Ja üllatav, et nad tõesti, nad ei võta ära seda näiteks mingit kaklusohtu näiteks või. Et sa peadki vaatama, kuidas sa enda eest seisad. Ja selle peale ei tule lapsena, et sa arvad, et sa oled harjunud, et kõik on turvatud. Ütleme, et vanem õde tahaks äsada, aga seal oli mingi valvas pilk ema või isa oma. Et oot, et nüüd sa juba hakkasid tema suunas liikuma, et käsi vahele. Aga koolis on näiteks see, et te peaksite saama omavahel läbi isegi selle hetkel agressiivse poisiga. Ja tagantjärgi jälle tohutult õpetlik, et vau, ma ei mõelnud selle peale, et läbisaamine oleks olnud veel õigem. Sa vaatad, kuidas seal ellu jääd, kuidas kui ta tuleb lööma, mis sa siis, aga sa ei mõtle nagu ainult lapsena, poisina, sa ei mõtle, et hästi läbisaamine oleks nagu veel õigem, aga sa ei mõtle selle peale. Aga juhatus on seda teinud ja sa ei märganudki seda. Et see on nagu see, seda oli tohutult palju muidugi, et jälle mingi agressiivne tüüp läheneb ja mis teha. Aga sa ei mõtle nagu, et hästi läbisaamine oleks igal juhul õige. Sa ei mõtle selle, sa mõtled, kuidas talle vastikult mingi lüüa. Et laps ei mõtle alati suuremates visioonides. Et ja, et see võistluslik, mulle meeldis, kuidas see nagu võistleja sai nagu kiita.
ma ei ole seda mujal märganud, ma olen ise kiitnud nagu oma lapsi, kui nad võistlevad, aga ma ei ole seda mujal nagu märganud kuskil, et pigem on nagu taunitud see, et oi, et sa lähed minust mööda, et ma proovin sulle äsada. aga noh, et keegi nagu annab rohkem endast, kui talt küsitakse, et see on, kuidas tollele ära panna, teda nagu ei kiideta. aga seal rannukoolis oli, et see tohutu kiita, kes proovis rohkem kui tavaõppekava. Et nad said hästi ja palju kiita ja igast mingi auhindu asju. Et selline huvitav lähenemine, teile jaoks peab raha olema ilmselt ei pea ka samas, meil oli ka lastega tegime, mis need olid 3 ja 5 ja tegime mingi võrkpallivõistluse toas ja raha oli auhinnaks, 17 senti, ainuke raha, mis meil oli kuhjas, oli auhinnaks. Ja pärast läksime koos, otsime selle eest poest minna, või need ei pea tegelikult ka olema midagi, et sa saad lihtsalt teha seda ka ilma milletagi. Mina ei mõistaks hukka riigikoolide seisu selle 25 aasta jooksul, mis ma olen seda kogenud. Vastupidi, mulle tundub, et need on üle minu võimete ja väga hästi juhitud ja me lihtsalt ei hooma seda näiteks õpilasena, et kui hästi see värk on tegelikult juhitud või me ei hooma õpilastena, et ütleme, et sa läksidki tegelikult õppima seda keemiat sinna keemiatundi, aga sa ei tule selle peale. Sa arvad, et sind pandi sinna, aga tegelikult sa ise läksid sealt ukse sisse ja proovisid keemiat õppida ja nüüd sa kirud, et sa ei saa aru, aga see laps ei tule selle peale, laps nagu arvab, et vastik ema on ta sinna panna või valitsus juba või Euroopa Liidu valitsus või et ÜRO või need on ta sinna panna. Sellest on toodud draama, aga tegelikult ta ise nagu läks sealt keemiaklassi uksest sisse, et keemiat õppida. Aga lapsi ta ei taju seda. See on nagu naljakas, või eesti keel või matemaatika, sa ise läksid seda õppima sellest uksest sisse. Tegelikult sul on nagu vabadus sealt kooli uks on välisukse lahti, et sa võid minna metsa. Et keegi ei tule sind takistama. Aga sa läksid eesti keele uksest sisse eesti keelt õppima ja nüüd sa oled vihane, et sa ei saa aru asjast. Millest ei oleks teadlik. Need 25 aastat, mis ma olen kohtunud riigikoolidega, mina pigem kiidaks seda, kuidas selle asjad on tehtud. On ka ekstreemseid näiteid. On see Märjamaa või mis see oli, see kogukond, kes tegi oma kogukonna kooli, vegan kogukond, kus kõik on veganid, on vegantoid, koos söövad ja kogukonna seal mingis mõisahoones. Ja see on eraldi kool ka neil veel, vegan kool. Ja mina sain sinna katseajale mingi 10 päevaks või 8 nädalaga. Ja võtsid, ma olin abiõpetaja parasjagu TKG-s, sain katseajale, et mul ei ole kõrgharidust, aga et tule proovi. Ja ma ütlesin, ma omandan küll kõrgharidust, et et need olid siuksed, kes lasid siukse tüübi ka sisse. Ja tavaliselt ei lasta, tavaliselt mingi turvalisus tavaliselt on seal tagatud. Neile selles mõttes selline teistmoodi, et nad uskusid, et õnnestub. Ja selles mõttes, ma ütleks, et ekstreemne näide, et kui me vaatame näiteks International School of Tallinn, kus mul praegu on huviring, et seal mulle tohutu meeldib näiteks turva on uksel, et sa ei saa sinna sisse, sest turva on uksel. Aga muidu sa võid mingi jalutada, mingi suvaline tüüp võib sinna sisse jalutada lihtsalt ja mida teha. Aga tegelikult on tohutu meeldiv, kui turvalisus on tagatud. Selles mõttes ma arvan, et see Märjamaa kogukonnakool võib-olla eksis võib-olla, aga see oli teistmoodi juhitud, ma ei saa seda ette heita, et ei olnud turvalisus tagatud ja mingi tüüp tuli sealt turvaaugust ja hakkas kõiki õpetama 2 nädalat. Et nad on teinud sellise kogemuse, et nad saavad seda lubada, jälle rikkad ilmselt. Mina oma mingites ettevõtetes ei laseks niisugust asju. Et liiga kallid asjad.
no seal lubati, et noh, et muuda kas või terve süsteem ära, et sul on selleks 7 päeva. Nii käru ja ei soovi keerata nii. Et õpetlik jälle. Ja, et Eesti koolidest võib nii palju, et kes seda kirub, on see salakaval lapsevanem tegelikult pahatihti. Ja laps jääb siis seda nagu uskuma, et lapsevanem on nagu nii kaval, et ta tegelikult proovib öelda, et mine tõesta siis, et sa tead paremini. Ja laps proovibki seda tõestada, ütleme 15 aastat. Ja siis ta saab aru, et ta ei võitnud seda võitlust. et mine proovi enne seda sõdurit lüüa või mine proovi riigikoolis paremini. Või et lapsevanem võib olla siuke salakaval teinekord, et eks see on kõik armastus ja kasvatus. Et mina ei ole seda meelt, et kõik peaks Euroopa Liidu poliitikuks hakkama. Aga paljud on ja aga ma ei ole selle pärast nii tülis. Et muidugi mul on hea meel, et parempoolsed võitsid Taanis aga ma ei lähe selle pärast mingi kohalike vasakpoolse erakondade plakateid sodima või et kuskil on see piir, et kohtlen austusega teisi usulahke ka, et kui minu usk on, isegi kui on teistsugusel seisukohal.